Tere ja tere tulemast Toidupanga toidukoolitusele. Täna räägime, kuidas valmistada säästlikult, lihtsat ja maitsvat toitu. Me kõik vajame igapäevaselt toitu, ent sööme erinevates kogustes ja sagedustes, sõltuvalt keha vajadustest ja võimalustest. Kodus ise toidu valmistamine toob kaasa palju eeliseid. Saame kontrollida oma tervist ja heaolu ja säästa ka raha. Valmis toit ja kaasa ostetav toit on sageli kallid. Samuti ei jää valmistoidust tavaliselt midagi järele järgmisteks päevadeks, kuid kodutoidust võib jääda piisavalt, et valmistada veel vähemalt üks eine. Kindlasti olete märganud seda, et kui käite poes, siis sageli on kiusatus haarata poest kaasa kas saiake, pitsalõik või šokolaad, kuid koju jõudes on energia tihti juba otsas ja kõht väga tühi. Kuid kas selline toit pakub tegelikult rahuldust või sööme rohkem kui vaja? Valmistoidu tootjad investeerivad palju pakkuda meile maitsvaid tooteid, mis tekitavad soovi aina rohkem süüa. Kui aga ise toitu valmistame, teame täpselt, mida sööme ning väldime üleliigseid koostisosi. Viimasel ajal on inimesed hakanud rohkem tähelepanu pöörama sellele, mida meie toit sisaldab. Poes ostetud tooted võivad sisaldada pikki ja keerulisi koostisosade nimekirju, mis tekitavad väga suurt segadust. Kui aga ostame lihtsaid toorained nagu porgandid ja õunad, teame täpselt, mida koju toome. Neist taskukohastest ja kergesti kättesaadavatest koostisosadest saab valmistada palju maitsvaid roogasid. Aja ja oskuste leidmine võib tunduda väljakutse, kuid toidu valmistamine ei pea olema keeruline. Alustada võib lihtsatest roogadest ja järk-järgult muutute osavamaks. Isegi kui kõik alati esimesel korral välja ei tule, ei ole hullu. Õpime läbi kogemuste. Kuidas aga leida aega siis toidu valmistamiseks? Siin tuleb mängu planeerimine. Kord nädalas võiks vaadata kapid ja külmiku üle ja kasutada ära toiduained, mis ei ole enam kõige värskemad. Seejärel saab koostada toiduplaani päevadeks või terveks nädalaks. Internetist on lihtne leida sadu retsepte, sisestades vaid ühe koostisosa. Algajad saavad end kindlamalt tunda, kui järgivad retsepte täpselt, kuid vilumuse tekkides saab juba koostisosi asendada või soovi korral välja jätta. Aga kuidas siis säästa aega söögi tegemisel? Näiteks saab tatra keetmisel kuluvat aega vähendada, kui jätta see eelmisel õhtul külma vette ligunema. Samuti võib suuremaid koguseid süüa teha ja pool sellest sügavkülma panna, et hiljem kiiremini toitu valmistada saaks. Näitame teile ühe lihtsa ja maitsva retsepti supi valmistamisest. Loodame, et see inspireerib teid köögis katsetama. Aitäh teile! Tulemast Toidupanga toidukoolitusele ja minu nimi on Julia ning täna me teeme koos sinuga sellist mõnusat klassikalist suppi. Ja mis supiga on tegu? Tegu on siis kapsasupiga, kas siis hakkliha või siis ilma lihata. Saab teha seda siis mitmel moel. Ja mis meil siis siin vaja läheb? Meil läheb vaja muidugi üks mõnus kapsapea, siis meil läheb vaja sibulat, porgandit, kartulit, pärastpoole maitseürte, eks ole, õli praadimiseks maitseained ja siin on meil hakkliha ja puljong. Puljong on sellel korral poest ostetud, aga sina võid kasutada ka puljongi kuubikut või siis lihtsalt vett või siis keeta ise üks mõnus tummine puljong. Ja mida meil vaja läheb? Meil läheb vaja nagu alati pliiti, üks mõnus pott, koori ja nuga, siis puulabidas, millega siis segada või lusikas ja siis lõikelaud. Ja ühte kulpi on samuti vaja. Ja enne toidu valmistamist veendu, et sinu käed oleksid korralikult puhtaks pestud, lauapind oleks puhas ja tarvikud.
ja enne alustamist veendu, et sul laua peal ei oleks üleliigseid asju, siis on mõnusam kokata ja võta endale üks kauss, kuhu sa saad koored panna ja koorime ära sibula, porgandi ja kartulid. Nii, ja nüüd siis hakime ära sibula, kartuli, porgandi ja ka kapsa. Ja sibulat on hea hakkida nii, et see tagumine osa jääb siia ja mitte siis lõpuni välja lõigata, sest siis sibul ei lagune ära ja ei libise noa all siis ära. Nii, ja lõikame kartuli kuubikuteks, sellised parajad tükid. Nii, ja lõikame nüüd porgandid samuti kuubikuteks, sellised parajad tükid. Nii, ja meie kartul, sibul ja porgand on ära hakitud ja nüüd on aeg kapsaga hakata toimetama. Nii, ja proovime selle kapsa nüüd siin pooleks saada. Väga hea on seda teha natukene siis suurema noaga, aga meil praegu ei ole, seega ettevaatlikult. Nii. Ja saame kohe. Saame. Nii. Ops. Valmis. Nurgasid välja. Nii. Ja lõikame sellised ribad. Mulle meeldib niimoodi teda natukene lahti võtta, siis natukene niimoodi ja siis peenemad ribad. Ja nüüd meil on siis kõik kenasti ära hakitud. Näete, siin on meil sibul, porgand, kartul ja kapsas ja tegelikult see ei võtnud üldse kaua aega, et mõnus selline toimetamine köögis ja kui mõtled, et sellest sa saad endale suurepärase toidu, mida sa saad mitme päeva jooksul süüa, siis on seda küll tore teha iseenda ja pere jaoks just enda valmistatud kodune toit. Ja miks mitte kaasata ka lapsi siia protsessi. Lapsed võivad kartulit koorida, porgandit, sibulat hakkida ja koos tehtud toit maitseb alati paremini. Ja nüüd valame siia natukene õli ja praeme ära siis hakkliha. Ja tegelikult praadida oleks kõige parem ja mõistlikum selitatud või peal. Selitatud või on siis ghee või siis näiteks kookosrasvaga. Et kui me räägime siis rasvadest, millega siis oleks hea praadida, siis need oleksid sellised tegelikult superhead võimalused, millega praadida, et nad kannatavad kõrget temperatuuri ja ei ole meie tervisele siis kahjulikud. Ja nüüd läheb see pott meil siin kuumaks ja saamegi ära praadida hakkliha ja tegelikult sa võid kasutada siin siis ka teist hakkliha. Meil on täna siin veise hakkliha, aga võib siis veise sea hakkliha segu või siis veise sea ja kana hakkliha panna või siis miks mitte hoopiski lihatükke. Ja tegelikult võib seda suppi muidugi teha ka ilma lihata. Et meie siin kasutame ühel hetkel nüüd puljongit, eks ole, aga sina võid kasutada, meil ongi siin, paneme uuesti. Ja tegelikult seda suppi võib siis ka teha lihavabalt ja meil on siin täitsa aedviljapuljong ja miks mitte teha endale selline kerge, mõnus supike ilma lihata. Ja praeme hakkliha ära, et ta läheks selliseks pruunikaks. Ja praeme ära ka sibula ja segame ilusti läbi. Praeme natukene. Nii, ja paneme nüüd siia sisse porgandi, segame läbi ja siis lisame pärastpoole kartuli.
nii, ja paneme siia veel mõned loorberilehed ja mõned pipraterakesed. Ja nüüd ma lisan siia kartuli ja kallame juurde puljongi. Aedviljapuljong on meil siis praegu. Nii, ja segame korraks läbi. Ja kui puljong on siis ära valatud, siia segame korraks läbi ja paneme kaane peale, laseme keeda umbes 10 minutit ja siis lisame kapsa, maitseme ja kui on vaja veel siis soola panna, ilmselt on, sellepärast et see puljong ei ole väga soolane, siis lisamegi maitse järgi siis soola ja keedame veel umbes 10 minutit peale seda, kui oleme kapsa pannud sisse, et kapsas läheks ka mõnusasti pehmeks. Ja kui sa soovid, et kapsas jääks selline krõmpsuv, siis keeda lihtsalt natukene vähem kui 10 minutit, umbes orienteeruvalt siis 5 minutit. Need lõhnad on super mõnusad ja kindlasti see supp maitseb fantastiliselt. Ja vaadake, kui lihtsalt ja kergelt siis valmib mõnus kodune supp, mis kindlasti maitseb nii suurele kui väikesele. Ja nüüd me lisame siia juurde siis kapsa ja kui sulle tundub, et see supp on natukene liiga paks, eks ole, mina praegu segan siin ja mulle tundub, et võiks täitsa natukene keevat vett juurde lisada, siis me saame seda teha. Ja kui sa soovid, et oleks selline paksem, võid jätta ta selliseks ja siis maitseme. Võimegi praegu maitsta, kui tundub, et tahaks juurde soola ja kindlasti siis on soola vaja lisada. Aga ma arvan, et mitte väga palju, aga sinu maitse järgi täpselt lisa nii, nagu soovid soola siis juurde. Ja nüüd siis keedame seda suppi umbes 5-10 minutit, laseme siis keema tõusta. Ja meie supp on valmis saanud. Saamegi nüüd supi kenasti serveerida ja lisada peale siis muidugi hapukoort, kellel on soovi ja tavaliselt sellist suppi armastavad lapsed süüa, eriti rohke hapukoorega, aga mõned kindlasti mitte. Et hapukoore saab siis laua peale panna ja kes soovib, saab hapukoort lisada enda supile. Ja muidugi sobib siia väga hästi roheline siis ürt, näiteks till või petersell. Meil on siis praegu siin värske petersell. Ja saamegi nüüd serveerida meie supi ja kutsuda inimesed lauda. Ja suur tänu, et osalesid Toidupanga toidukoolitusel ja mõnusat kokkamist ning head isu!